See kits oleks elanud ka laudas, aga lauta polnud Olena Voolul mitte kusagilt võtta. Olena jäi esimest korda meedias silma siis, kui ta üüris Kuressaares Tehnika tänavale 2-toalise korteri ning asus sinna 12 looma ning 4 linnuga elama. Kitsukeses korteris olid muu hulgas kaasüürilisteks veel kukk, 2 hakki, tuvi ja kits. Me olime kindlad, et see kitsedal ka sureb ja panime ta surnud ema kõrvale, et ma ei suutnud lihtsalt seda koredat pilti vaadata. Aga ei, kitsedal oli nii visa ja tahtis elada ja ta roomas lausa meie juurde, et abi küsida. Heausksed Kuressaare korteriomanikku tabas šokk. Tagatipuks oli loomaarmastajast üürnik Olena Vool jätnud tasumata ka 10 000 krooni kommunaalmakseid ning veel ka paari kuu üüri. Olena tõsteti välja. See ei ole nii, et naisterahvas üldse ei saa aru, mida ta teeb. Väga hästi saan kõigest aru, mida ma teen ja olemegi jõudnud haripunkti, kus peab tulema lahendus. Et võimud peavad lahenduse leidma selle olukorrale. Praegu viib teid aga kaamerapilt Olena Voolu kõige rabavama idee juurde. Naine tahab rajada Saaremaale eksootiliste loomadega pargi, kus saaks uudistada ka näiteks kaelkirjakut ja lumeleopardi. Selleks loodi mittetulundusühing Olena loomapark. Rahad pidid kohe jõudma USA-st Miskite usklike käest. Siin Saaremaal Muratsis laiubki lume all tulevase loomapargi territoorium lausa 30 hektaril, millest araga on ümbritsetud vaid umbes 1 hektar maad. Olenal on sõlmitud hobuste karjatamiseks leping Ameerikas elava maaomaniku Eugene Silvana Truda, siinse esindaja Peedu Kurvitsaga. Peedu viibis selle loo salvestamise ajal aga kahjuks välismaal. Nende maaomanikega, nad on siin käinud, me oleme pikalt vestelnud silmast silma. Ma olen selgitanud põhjalikult, miks ma siin olen, mis eesmärgil ma siin olen. Ja me leppisime kokku ususõnaliselt, et kevadeni me võime siin maa peal olla. Asja teeb keeruliseks veel see, et juurdepääs rajatava loomapargi alale kulgeb üle 3 maatüki. 1 maatüki omaniku tahte vastaselt on Olena Vool loomapargi naaberkinnistule paigutanud ehitussoojaku, koerakuudid ning tekkidest moodustise, milles naine peab 2 kitse. Selline näebki mittetulundusühing Olena loomad loomapark välja talvel 2010. Selle hobuste varjualusel ma ehitasin iseenda kätega materjalist, mis siin kätte oli saadav. Ma ei saanud abi vallalt ja ma otsustasin ise ehitada. Ja detsembrikuu keskel oli mul juba see valmis. Paraku asub soojak, koerakuudi ja muud rääniga võõral maal. Maatüki omaniku lapsed on Kaarma vallaametnik Kairi Niidi väitel teinud politseile ka avalduse maa hõivamise kohta. Nii et paras jama on ikka majas. Olena aga ise nii ei arva. Siin ma soojustasin tekkidega. Ma ei taha neid küll välja lasta, siin on 2 kitse. Üks on see must, kes protesteeris, protesti avaldas Aurigas. Oja, pari ära. Meil on siin soe lakerna sees, mineraalid ja nad käivad mul õhtuti jalutamas väljas. Kuula vaata midagi ilusat, kingib ka närbunud õis. Ükskord jälle tuleb ju kevade, parem see olla siis võib. Ka Tallinna loomaaia direktor Mati Kaal on Olena loomapargi rajamise plaani parajaks jamaks hinnanud. Aga miks me siin praegu selle tulevase loomapargi hakatuse juures suurel hulga loomi ei näe? Olenal olid ju lõpuks linnud ja lambad, tuvid, merisead ja väikesed närilised teegud, 3 kitse, lausa 3 hobust ja lehm. Ja ega need aiad olid ka sellised, nagu nad olid, et ega nad looma ju kinni ei pidanud. Need loomad tuiasid ringi, väledamad kitsed näiteks olid juba Kuressaare veekeskuse juures protesteerisid Olena jutu järgi inimeste ükskõiksuse vastu, et tähendab täiesti kummaline, et jumal käskis kitsi tulla nüüd protesteerima, et see on päris naljakas. See oli väga huvitav lugu. Need 2 sokku eraldusid minu karjast ja suundusid Auriga poole. See on ebaloomulik loomade käitumine, sest minu nööri otsas oli mul karjajuht. Ja ma sain aru, et tegemist on kummalise ja olukorraga. Tõepoolest need sokud protestisid just sellise koha peal, mis torkas silma, mis tekitas probleeme, poleemikat, et juhtida tähelepanu sellele olukorrale, et seda lahendada inimlikult. Samas ka kurb lehm
sinise tekiga lehm, üsna veider vaatepilt, see tuias Kuressaare vahel ja käis seal purskkaebus joomas ja hea, et ta öösel seal ringi ei jõlkunud, muidu mine tea, ehk mõne nõrgema närviga inimene oleks ka minest anda, aga lõppeks on ikkagi kõik hea, et need lehmad ja hobused ei olnud suure maantee peal, et õnnetus ei juhtunud, inimesed on elus, loomad on ka elus, kuigi nüüd jah, ma võin öelda, et osa loomi on tal lõppenud, et nii see kurikuulus sinise tekiga lehm on otsa lõppenud, ega see voodikitseke suri ära, igal pool on mängus pahade inimeste käsi, eks ju, et see on päris veider. Kõik lõppes sellega, et lõpuks võeti end Eestimaa suurimaks loomasõbraks pidavalt Olena Voolult loomad hoopis ära. Saaremaa veterinaarkeskus on üksjagu patti näinud nende Olena loomadega, et see võis, kahjuks ma seda ise ei näinud, aga oleks tahtnud näha, kuidas nad uinutipüssidega roomavad ja kitsi taga ajavad ja see oleks päris lahe olnud, aga nad on vatti näinud, aga nad on vähemalt õieti tegutsenud praegu. Loomad on ära võetud, nad on meile Saaremaad laiali. Saaremaa veterinaarkeskuse korraldusel vastutab Olena loomade eest nüüd Kaarma vald. Naine ei suutnud tagada loomade heaolu ega täitnud talle pandud ettekirjutusi. Paraku idee algataja, kelle idee iseenesest on ju ilus ja tänuväärne, on sattunud veidikene raskustesse oma loomade pidamisega ja neile siis elamisväärse elukeskkonna tagamisega. Olena Vool ei ole aga rahul. Minu eest on varjatud loomade asukohad ja minu eest varjati ka seda pikemat aega, et minu lehm oli surnud stressi tagajärjel farmis, kus ta ajutiselt oli. Minu eest varjati ka seda, et minu lemmikloom kitseke Lomona poegis surnud väiksed talled varjupaigas, kuhu ta viidi stressi tagajärjel ja sain juhuslikult tänaval teada, et minu 3. kitsetall, kes sündis teisest kitsekesest, see ka suri, kuna ema ei andnud piima, ema on suures stressis. Olena Voolu võib võtta kui musternäidist inimesest, kel loomaarmastus on üle pea kasvanud. Olena sai tuntuks kui Muratsi küla suur loomasõber, kes igale hüljatud loomakesele hubast kodu lubas. Esialgu tunduski kõik korras olevat, paraku poole aasta möödudes olukord muutus. Veterinaar- ja Toiduamet on korduvalt inimese poole pöördunud, andnud talle erinevaid tähtaegu puuduste kõrvaldamiseks, et iseenesest siiamaani ei ole ta suutnud ettekirjutusi täita, et otsus loomade äravõtmise kohta ja võõrandamise kohta pärineb 3. detsembrist. Vaatamata sellele, et nii mõnedki Olena loomad on tänaseks otsa lõppenud, pole naine talle esitatud süüdistustega kuidagi päri. Kui minu loomi tagasi ei tooda, siis on oht, et ka hobustest keegi hukkub. Aga mis lahendus sa näed siis, et vald peaks loomad sulle tagasi? Jaa, see on õppetund, kiiresti tagasi tooma, sest nendele jääb veresüü. Olena loomade peale on Kaarma valla rahadest kulunud juba üle 11 000 krooni. Olenat see aga ei huvita. Tema peab endiselt loomapargi rajamise plaani. Naine korjaks hea meelega kõik Eesti loomad enda juurde. Kaarma vald palub inimestele aga Olenale loomi mitte anda. Ta lihtsalt ei saa nende eest hoolitsemisega hakkama. Aga kuna tal praegusel hetkel loomadel pidamistingimused sisuliselt puuduvad, et siis minu meelest ei oleks õue vaadates kuigi mõistlik talle nagu loomi juurde müüa, kinkida. Et seda nagu pigem nagu loomade heaolu silmas pidades.